Ma tegin selle video tänu sellele, et mul Patreonis paluti, et ma seda teeksin. Kui sul on ka soovi mingit teatud videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks ja sealt leiad ka kõik minu videod, enne kui nad YouTube'i kanalile üldse kunagi üles laetakse. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumise eksami 11. ülesannet. Ja siin küsitakse, et mitmendal joonisel vasakult lugedes, ehk siis see on 1, 2, 3, 4, 5, ei voola vedelik torust B välja, kui torusse A kõvasti puhuda. Ehk siis ma puhun hästi kõvasti torusse A ja nüüd see küsimus on, kas B-st siit torust B tuleb vesi välja või mitte. Siin öeldakse vesi, päris testis see on sinine, see pruun eemale tõukav vedelik, aga kuna ma värvid ära vahetasin, siis nüüd ta on siin pruun. Aga teeskleme, et tegemist on B-ga. Nüüd, põhimõtteliselt mina läheneksin sellele põhimõtteliselt 2 viisil. Esiteks me peame teadma, et me ei saa piisaval määral tegelikult õhku kokku suruda lihtsalt sellega, et me nagu puhume mingisse torusse. Ja Pascali seadus ütleb meile seda, et see rõhk vedelikus või gaasis ka mõjub nagu igas suunas ühtlaselt, ehk siis kui me kuhugi sisse puhume, siis see rõhk läheb igale poole võrdselt. Nüüd, oluline on see, et õhk peab kuhugi minema. Me ei jõua teda olulisel määral kokku pressida, nii et esimene variant, kuidas ma mõtleksin sellele, ongi lihtsalt see, et ma mõtlen, kas see õhk saab välja ilma, et vesi tuleks ka välja. Ehk siis, kui ma siia puhun, siis õhul ei ole viisi nagu siit mingi maagiliselt läbi vee minna. Sama on ju siin, ta ei saa lihtsalt niimoodi minna, ta ei saa ka siin niimoodi minna ja see, et see toru siin on ülespoole suunatud, ikka ei saa, sellepärast et me puhume siia sisse, mis tegelikult juhtub on see, et õhk läheb ju umbes siia ja ta hakkab seda nüüd vett alla suruma. Kõigil on ju piltidel, mis ma praegu siniseks tegin, ehk siis ta läheb siia, ta hakkab alla suruma, nüüd teda siitpoolt surutakse alla, nüüd siitpoolt peab vesi tõusma ja välja minema. Sama asi juhtub siin, sama asi juhtub siin, sama asi juhtub siin. Ja mis me näeme, et ainus pilt, kus ma saan kujutada ette, et ma puhun siia torusse sisse ja see õhk mullitades läheb lihtsalt siit välja, on see. Ehk siis mina vastaksin niimoodi. Nüüd teine viis, kuidas saab mõelda, vähemalt kuidas mina saaksin kujutada ette, et ma mõtleksin selle ülesande peale, on see, et ma lihtsalt vaatan, et milline pilt on natuke erinev teistest. Ehk siis küsitakse, millisel ei voola vedelik torust B välja, mult oodatakse ühte vastust, ehk siis mis ma saan vaadata, milline pilt on teissugune. Ehk siis ma saan näiteks teha sellise järelduse, et okei, siin ja siin on kõigis toru nagu vee sees, ehk siis toru B on ju vee sees, me räägime praegu. Ehk siis ainus pilt, kus on võimalik, et on mingisugune erisus, on see teine pilt, ehk siis vastaksin niimoodi ka selle põhjal. Aga põhimõtteliselt mina vastaksin, et vastus on, et teisest torust või tähendab teisest pudelist siis vesi välja ei voola, kui sinna kõvasti sisse puhuda. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.